see on Continentali tütarfirma, tead. See on värske. Ei ole kriimud siin peal, see on höövli jäljed on need. Aus ärk, et ma tahaks ka õhtul ikka rahus magada, eks ju. Allo. Tervist. Jah, tulin autot vaatama, ma olen nüüd siin maja ees. Teeme nii, tulen kohe välja. Selge. Tervist. Mis sa mulle siis sellest auto ajaloost ka rääkida oskad? No mina ostsin selle pastori käest, eks ju, kes ostis selle ühe oma koguduse pensionäri käest, kes ostis selle ühe pereema käest, kes ostis selle uuene Eestist, eks ju. Mul on see ajutine auto, aga selles mõttes, et ülias korras on. Selles kõik hooldused järgi, kõik on tehtud, mul on arved, mul on hooldusraamat, aga see on selles mõttes nagu veits vett saanud, et sealt midagi välja ei loe. Mis päev täna on, neljapäevani. Ma siin teisipäevast saati juba, selles mõttes, et ma sõitsin, käisin poes, käisin 2 korda, on ju, ja siis naabrinaisi lapsed tõin lastest ära, eks ju. Ta küll ei palunud, aga tõin siiski. Ja siis, iga ilmaga läheb käima, selles mõttes, rahulikult. Väljas on, 3 kraadi külma, matsupill, täiesti. Tuled on siin muru kollaseks põlend. Ma ei tea, kuidas näitavad teised. Niiviisi näitavad peans, et öö muutub päevaks selles mõttes. Ma ei hakka kiitma seda, aga tuled on tal küll nagu maru head on selles mõttes. Et mitte mingit probleemi pole. 100 meetri kaugus jänes, näed ära, kohe näed ära, selles mõttes. Luubid põhimõtteliselt, eks ju. Mis sa nägid siin? Siin on hea, ma ütlen, põhi on tal hea, raam on ka väga hea. See siit keskelt, see on need augud, see on pesuks, läbi pesu jaoks. Astmelauad on kõik originaalid ja roosted põhimõtteliselt pole, on ju. See on kõik plastikust, põhimõtteliselt terve auto on nagu alumine ots on kõik, mis muidu roostetab, siin on nagu väga kõva. See summut on otsetoru, aga see otsetoru on parem, et ta ei koormaks, on ju. See kütsikulu on ka kohe väiksem. Ja siit on ka tegelikult on kõva, valest kohast panin käe sisse. Okei, jalamatt oli see, aga korralik, tummine tükk. Mul naabrinaise raam ei ole ka nii kõva, tead, kui sellel pillil siin. Ega sul harja ei ole? Ei ole. Nojah. Kui sul on siin mingi pragu ka sees, siis pragu, mis sa seletad? Seega mõni pragu ole. See pole läbivgi, siit on veel sent ja okei, alt on läbi, aga see pole mingi pragu ole. Siin, kurat, selle nad poleerivad välja ja kuule see juukse arvelt. Selle poleerib välja, see on väike asi, see on täkke, kurat. See pole mingi pragu siin. Selles mõttes, et vaata üle klaasi, näe, kõik toonklaasi riba, vihmasensorid, need küll ei tööta, aga selles mõttes, et neil on olemas vähemalt valmidus on, vaata parem siin tead, ma ei tea, vaata, ilus pill on, ei ole siin klaasil häda midagi, see on siin, see ei häiri, absoluutselt, pikalt jookseb, ei häiri, see ei häiri kedagi. Sul siin erinevad rehvid ka oli. Ei, ikka on erinevad muidugi, selles mõttes, et WRC-s kasutavad ju täpselt samamoodi. Panevad ette, panevad ühed ja taha panevad teised, eks ju. Mul on samamoodi, mitte et ma sõidaks sellega nagu WRC-s, eks ju. Ma ei hoia seda nagu selles mõttes nagu piiri peal, on ju. Selles mõttes, mul ei ole nagu, ma mingi 9 kilti ei sõitnud sellega. Aga selles mõttes, et jube hea pidamisega on. Selles mõttes, et täiesti premium klassi ref on see. Ma olin jumalast kindel, et pastor krutib alt ära. Aga ta ütles, näe, mees võta ja selles mõttes, mis sa nüüd räägid, erinevad rehvid. On küll, aga nii on parem selles mõttes. Keegi pani tänapäeval ühte rehvi enam, ringiratast ühed samad. See on jama, see on Oti kool ja nii on. Nang, see on ju Pirelli tütarfirma ju. Ma vaatasin, et sul üks oli seal pool täis ka nagu see üks rehv seal. Tühi, ei ole mõistlik. Ma ise lasin, see ei ole siis kuulda. 4 mehed lasevad, selles mõttes pidamine on palju parem. Siin esmaspäeval oli 30 senti lund. Ma teisipäeval ostsin, aga ma oleks esmaspäeval ka saanud ilust sõitsa. Selles mõttes täiesti nagu tuima näoga. See kulged läbi. Nang on ju. See on Continentali tütarfirma, tead. Kas sa just ei öelnud, et ei,
Pirelli, Nankang on ikka Pirelli oma ja ma kogu aeg räägin sul Pirelli. See on Pirelli tütarfirma, no premium klass. No. Ja ma annan need sulle põhimõtteliselt auto kaasa. No. Et ma ei hakka isegi alt ära kruttima neid. Kui ma hea asi, ma ei taha siin suvalistele anda ka. Ma vaatan, see on ikka tõsine autohuviline, et sulle nagu annaks, et see tundus tubli mees. Miks see kõrvalistuja täiesti märg on? Tihendid ei pea või? Mis sa räägid siin tihendid, kehvad naljad, et tihendid on nagu uued. Ongi uued, ma arvan, need on ära vahetatud. Need on ikka, no siin pole jõnksui sees, pole pragugi sees ole nüüd. Ma kemmi tegin, mul siin sõbra poisil oma tead pesula, see tegi kõik keemilisega ära, vaata, jalamatid, värgid, möllud, et 2 päeva oli siin keemilises, on. Et just täna hommiku just tõin ära, et siin vahepeal pole lund sadanud, aga ma ei tea, kus tuli, aga et täiesti siin, siit võiks süüa siit põrandalt täiesti puhas on. Tunned siuga uue auto lõhn on sees. Ta pole muidugi sõitnud ka mitte midagi, 100 000. Tal ongi tegelikult ikka veel see uue auto lõhn on sees. Aga see on keemilisest ka, ma arvan, ta ei ole isegi märg. Ma arvan, ta külm. Ja lükkad istme soojendus sisse ja kõik, pum. No siin istmel see ei tööta muidugi, ja seal ka ei tööta, aga põhimõtteliselt teed korda, on ju, värki, istme soojendus sisse, plaks, kuiv, tehtud. Ja ei, siin tihenditel pole häda midagi, sest tihendid on uued. See tagaluugi, see lukusti, see ei tööta. See on ainuke viga ka selles mõttes selle auto. Et ta lahti ma ei usu, et ta tuleb, selles mõttes amordid ka siin võib-olla lekivad, et selles mõttes, et aga see on ka ainuke viga selle autol sees. See uks ei tööta. Ei, see on kõik ohutuse pärast, tead, ma räägin sulle selles, et nunna lõks on ju, eks ju, tead küll, saad naljast aru, nunna lõks, ma räägin, pereema auto, eks ju, nii, viid lapsed kooli, siit hüppab jõnglane välja, põmm, tee peale, saad aru, kõik selles, et selle pärast see ei käigi. See tõenäoliselt käib, lihtsalt see mingi lapse lukk, värki möllu, seest näljast igalt poolt, on ju. Seest ka ei saa seda ust lahti. Selles kordagi keegi see autosse pole tulnud. Kordagi pole olnud juhust, et ma mingi tulen hommikul istun, on ju, panen auto käima, mingi vend istub siin sees, sihukest asja pole olnud, kordagi. Kuule, aga ma näitan sulle ka poti alla ka ossa, kus sellel on süda, sa ei kujuta ette. See on ikka rihmad, rullikud, kõik on vahetatud, see on korralik, sihukene, korralik, külm, ei ole hullu, sellel pole ka poti aga veel lahti käinud, sest pole vaja lihtsalt, ma räägin selles, et see on lihtsalt, nii, vaata, ilus asi, on ju. See muidu peabki siin niiviisi olema. See ei ole oluline selles, et las see olla. Vaata, ma räägin lihtsalt, vaata, kus on, näha rihmakatted, nagu uued, tutt muhamees, ma räägin sulle. Kuidagi maru õline on sul siin kogu see üritus ja see õli mööda valamisest lihtsalt, ma räägin, nii värskelt on hoolust tehtud, näed ju, vaata, näe, see on värske, täiesti värske, pui, selles, et eilane põhimõtteliselt, ma ütlen, kõik asjad on täiesti värsked siin, aus värk, et ma tahaks ka õhtul ikka rahus magada, eks ju, et sain ikkagi hea pilli edasi antud, ei lähe kuhugi mädanema tead nurra tahan, selles, hea asi, ma ütlen sulle. See on üks hea asi. Lähme sisse ka, vaata, paneme käima ja värki. Külm on ikka välja sees. Eila oli veel jahedam meil muidugi. Iste on päris hea ju, päris hea mugav on. Natuke kitsavõit on. Mis parkimistrahvid? Nendega on tegeldud juba, tead see ära nendest üldse välja tee selles, et vaata ikka, ma räägin, see siin, las see tühi olla. Sul oli kuulutus, et see on ainult mingi 100 000 sõitnud, aga ma vaatan, et salong on küll kuidagi nagu jube kulunud selle kohta. Ei, see on puhastamisest, vaata, selles, et sa näed, kõik läigib, selles mõttes, et kõik ju läigib, see ongi selles, et see ei ole kulumine, see on puhastamine, ma räägin, ma teen kogu aeg kemmi sellele, see on ehtne pähklipuu, päris ka.
See on, ja need ei ole kriimud siin peal, see on höövli jäljed on need, eks ju. See on mees, see on nalja mees, kulunud salong, ole nüüd. Läks võib-olla vähem vale keemia, aga muidu on nagu selles mõttes ju uipu, et kaabli peavadki rippuma. Ma ei ole siit kerinud siit alt, siit põrdatšoki tõend kordagi. Ajalugu on seal hooldusraamatus olemas see, et ta nüüd sai vett natuke midagi välja ei loe. See on minu iga, aga... Okei, ma ei lähegi. Läks ikka lõpuks. Huvitav, et tuled ära ei kustu. Ei peagi kustuma. Tuled, need peavadki põlema selles mõttes. See ju näitab, ma räägin, seal on ju õli näitab, et õli on mootoris selles, et kustus oleks ma hakkaks siis muretsema. Selles, et pole tuledega mingit probleemi. Vaata, tuuning plokk on see selles mõttes. Et siin ongi teistpidi on need asjad. Siin peavadki tuled põlema. Kui tuli kustu läheb, see on probleem. Siis hakka kartma. Kellade ploki valgustus ka ei tööta, aga see on ka ainuke viga, mis tal on pimedus on natukene. Õnneks see mootori tuli valgustab seda 90 ala, nii et sa näed, kui nõel on 90, eks ju, siis mootori tuli näitab, et ta on 90. Praegu küll vaja ei ole, aga muidu see kont külma puhub või? Oi, see puhub külma nii, et siin keset suve võid samasuguse ilma teha, nagu praegu mitte mingi probleemi pole. Väljas on 30 kraadi on ju sooja, on ju. Sees on -20. See rahulikult. Mul Jaanus täitis ära selle oma sõbrapoissi. Tal nii oli vana külmik vedele sõues. Ta tõmbas freooni kohe põmm sisse. Kõik siin pensionäre nagu ära nagu veas. Neil nad hakkavad köhima imelikult. Sooja nagu tuleb väga nirult siin. Soojaks läheb ka varsti. Mis see kell praegu on? See ta läheb, natuke läheb aega. Et muidu soeneb maru hästi üles selles, ja mitte mingi probleemi pole. Siis varsti viskad riideid seljast ära, nii et siin pole ösi ka selles. Okei. Raadio ka nagu ainult sahiseb. Ei, selle pärast, et meil siin, ma arvan, meil siin pole levi, see on kassetimängijad. Ja ma siin paar tükki võin siin kindlalaeks kaasa kanda ülima, et selles, ja kus mürtsub, tead, kus loom mürtsub, Poseheli karbi peal on kirjas, see resti peal on kirjas, Poseheli taga on ovaalid, saad aru, ovaalid. Ma ütlen, siin käima paned, siis Liisul on riided seljast läinud kohe pauhti. Mis on? Käigud ei lähegi sisse. Vajuta sidur alla, pane käik sisse siin. Vajutasid, pumpa korra. No peaaegu. Õlid paksud, panen ise sul see. Läks küll siis jäi, jah. Ma võin käega hoida selles mõttes. No, sõida nüüd. Arvad, et saame sõita, jah? Mis jamad nüüd, Kütusetus. Keldris oli natuke suvist, et selle panin sisse ja siis kütus küll asi kindlasti ei saa olla selles, et ma arvan, ma ei tea, sa ikka vist, ma arvan, sidurit ei vajutanud vist ikka korralikult, et ma arvan, pigem ikka selles häda on, aga ei, muidu on ju aus asi selles mõttes, et siin lasta natuke aega tiksub ja lähme teeme siis paberid ära ja nagu ma e-teenindust teha ei saa, et ma annan sulle siin, mul on siin 12 ostumüügi lepingut, et ma nendega annaks sulle nagu üle, et kõik aus värk selles mõttes, et ega ma siit vahelt midagi nagu ei nagu sahmerda, et siin on lihtsalt paar omanikku siin nagu kiire oli veits ja siis nagu üks teisele ja siis ma ei hakka seal e-teeninduses jama, mul see arvutihiir ka ei tööta ja tegelikult ma täitsin paberid ära juba. Siis kui sa mul helistasid, ma vaatasin numbri ja siis tänapäeval saab guugeldades käike. Mis sa arvad? Mis? 5 tonniga on 10 tonnise autona, mis sa ütlesid, mis sa mõtled nii kaua üldse? Ole nüüd. No kuhu sa jooksed? Ma teen pool alet, tule siia nüüd. Tule. No tule siia, ma teen hea ale sulle, Kurat. Järjekordne, kurat.
mul ka ei vea